No nii, tervitused nüüd ka kommentaatori puldist juba esiliiga taas jalgpallipargis Tartu Velko FC Levadia U21 kohe valmis väljakule tulema. Ja käime ruttu üle ka siis Velko tehnilise staffi, pingi loomulikult peal. Väga lihtne saak, aga see õnnestub Agarmaa kiiresti avada ka. Viskab suurepäraselt Mõttuse ja väga paha valearvestus Artur Sakariaselt ka. Mõttus viib ära ette, Mägi kas saab löögile? Saab, aga paneb selle üle. Reesaar võtab selle palli rahulikult omaks. Või mitte omaks, vaid lükkab omadel edasi. Mõttus nüüd pääseb jooksu ja kas oli jälle suluseisus või mitte? Tundub, et mitte. 1-0! Panebki Erki Mõttus selle palli sisse. Esimest korda õnnestub tal seda suluseisu joont õigelt poolt ka ründama minna ja väga kindlalt lahendab ära. Ja enne mängu sa lubasid ühte vähemalt Mõttusele, see tuli juba poole tunniga. Siit ka väike Haalandi või Miles Kelly celebration lõpetuseks. Zen olek. Palli omaks, pall kohe Velkole tagasi, peale löök, Paava. Paavale löögi koht tekkima, lükkab edasi Mõttusele, Mõttus vasakuga. Läks natuke üle jala käima. Paavale, pikk pall. Paava jõuab selle. Saab päris heast kohast nüüd karistusöögi ja kollase ka. Ja tal on ju kollane all. Artur Sibulal on kollane kaart all ja see tähendab seda, et Vale Kask saab võtta taskust punase kaardi. Pikk out kasti Tõniste poolt, väga kena. Ja Sauvõld pääseb löögile ja mängu alguses kuu parima mängija tiitli saanud mängija on tulemas puhkamas, ongi see praegu siis oma viimaseid puuteid tegemas Paava, aga jah, mees suluseisus on. Nagu ennist mainitud, siis Lool. Pikk pall Paavale. Ja annab Priit Alekask lõpuvile, see tähendab seda, et Velko 1, FC Levadia U21-0, Erki Mõttus esimese poole ja värrav on see, mis neid kahte meeskond eristab ja